Kliimaseaduse sünnilugu ulatub 2016. aasta lõppu, kui tollal Keskerakonda juhtinud peaminister Jüri Ratase eestvedamisel kiitis valitsus heaks kliimapoliitika põhialused. Need võtsid Eestile üle Euroopa Liidule lubatud kohustuse vähendada kasvuhoonegaase vastavalt Pariisi kliimakokkuleppele. Isamaalases keskkonnaminister Marko Pomerantsi eestvedamisel sai see Riigikogule saadetud poliitika parlamendis ka vastu võetud. Olete juba täna aidanud kaasa sellele, et CO2 kasutamine väheneks Eesti riigis ja 2050. aasta eesmärgid saaksid kindlasti täidetud, et tänan teid selle eest. Vastus küsimusele, kuidas eesmärgid täidetakse, peaksid olema kirjas seaduses, nagu ka Ratas ja Pomerants lubasid. Eesti pingutades, investeerides on Eestis võimalik kliimaneutraalsus 2050 saavutada. Aga 10 aastat hiljem on vahetunud valitsused, kuid muutumatuks jäänud tõsiasi, et seadust ei ole. Täna arutas seda lausa 2 Riigikogu komisjoni. Põhivastuolu on lihtne. Tänasel päeval ikkagi Eesti looduse seis on väga hea ja maailma päästmine ei saa olla prioriteet meie madala sündivuse, olematu majanduskasvu või julgeoleku väljakutsete ees. Ehk siis praegu pole aeg selle küsimusega tegelemiseks. Ettevõtted keskenduvad lühiajalisele kasumile, mis praeguses majandussüsteemis ongi see, mis tagab nende ellujäämise, aga sellepärast ongi riikide ülesanne vaadata pikaajalisi huvisid, vaadata avalikku huvi ja kuna on selgelt teada, et just nimelt fossiilkütuste kasutamine, põllumajandus ja kõik muu tekitavad kliimamuutust, siis sellepärast ongi riigi ülesanne leida siis tee, mis tasakaalustab majanduse lühiajalist huvi. Kumbki pool ei ole ka seadusega rahul ning oma osa rahulolematusest on ka tõsiasjale kliimakindla majanduse seadus ei ole klassikaline seadus. Kui muidu on seaduses kirjas, mida tohib ja mida mitte, siis selle seaduse puhul on tegelik tõde niinimetatud teekaartides, mida seadus käsib teha erinevatele majandussektoritele. Aga teekaardid ise võivad ajas muutuda. Tõepoolest sektorite eesmärgid koos tegevustega, mille abil neid eesmärke on võimalik ära tuua, need on kirjas teekaartides, see annab teatava paindlikkuse, perioodiliselt neid teekaarte vaadatakse üle, sest tänane parim teadmine võib olla homme täienenud. Nii kardavad ettevõtjad, et kliimaseadus ei tekita kindlust investeerimiseks ega töökohtade loomiseks. Inflatsioon on väga kõrge. Tänased vead on tegelikult kinni maksnud tarbija läbi inflatsiooni. Ettevõtteid maksustatakse läbi heitmekaubanduse süsteemi, tarbijad läbi inflatsiooni. Looduskaitsjad ka ei ole rahul. Meie hinnangul on kliimaseaduse eesmärgid liiga leebed. Need ei taga kaitset inimestele, loodusele ega majandusele kliimamuutuse eest. Need ei ole kooskõlas meie rahvusvaheliste kohustustega ja väikeriigina on meie jaoks väga oluline täita rahvusvahelist õigust. Kliimaeesmärgid maale toonud Jüri Ratas on vahepeal liikunud Isamaasse. Marko Pomerants suures poliitikast hetkel taandunud ning Isamaa juht Urmas Reinsalu tõdeb erikomisjoni tänast arutelu juhtinult. Ühiskond peab valima prioriteete ja minu meelest on Eestis praegu julgeoleku ja majanduskasvu taastamise prioriteedid. Tegelikult see plaani majandusliku rohepöörde elluviimine läbi selle kliimaseaduse, ma arvan, et seda ei tohiks käsitleda prioriteetsena, ammugi veel olukorras, kus ta annab ettevõtlussektoritele negatiivset signaali.